Hea tööd, ma lähen Hea tööd, kallis. Kas hambad pesid ära? Ma hommikul pesin. Aga hambaid peab pesema 2 korda päevas, sest mustus tuleb tagasi. Igal hommikul ja igal õhtul. Ei ole nii väsinud. See võtab ainult 2 minutit. Mine pese ruttu ära. Olgu peal. Oota, ma tulen ka. Ma oskangi ise hambaid pesta ka. Ma tean, kallis, ma tean, aga ma lihtsalt tahan kontrollida, et sa ilusti ära peseksid. Ema, aga kus mu hambahari on? Näe, siin sinu uus hambahari pehmete harjastega, täpselt nagu arstionu ütles meile. No anna, ma aitan sind. Ema, aga ma ei oska. Joo, ma aitan sind. Sellise hernetera suuruse hambapasta paneme siia ja sellest täitsa piisab. Nüüd võid näidata, kuidas sa hambaid pesed. Väga tubli, kõik õige, aga vaata, poisil vist ei ole kõik liigutused hästi meeles. Sa teed vist natukene valesti, kas sa mäletad, kuidas hommikul tegime niimoodi ringikujulisi liigutusi? Proovi uuesti. Jaa. Väga tubli, aga pane hambahari natuke viltu, et harjased jõuaksid ka igemeteni. Pane natukene viltu ja siis on igemed ka. Pese ikka ilusti hammaste pealt, keele poolt ja põse poolt, et saaksid kõik pinnad puhtaks. Näita mulle. No, kas ma aitan natukene üle teha, et saaks päris ilusti tehtud? Väga õige. Tavaliselt on alles 6–8-aastase lapse käeline motoorika ja ruumiline mõtlemine piisavalt arenenud, et ta saaks enda hambad ise korralikult puhtaks pesta. Nii, tubli. Kui oled hambad ära pestnud, siis sülita pasta välja, aga ära väga kõvasti loputa, las natuke pastat jääb hambaid kaitsma. No väga tubli oled. No näita, kui puhtad on. Väga tubli. Hambapesu kvaliteedi kontrollimiseks võib osta apteegist ka sellise katutableti, mis värvib hamba pinnale jäänud mustuse ära, nii et näed, mis kohad on jäänud pesemata. Ja alati võid tulla kontrolli minu juurde või hügienisti juurde. Muide, kas sa tead, mis asi on hambaniit? Väga hea. Kui sul on jäävhambad juba suhu tulnud, siis kasuta kindlasti ka hambaniiti, sest muud moodi hammaste vahelt puhtaks ei saa. Ja tasub meeles pidada, et kasutad hambaniiti just enne hammaste pesu. Tubli. Väga tubli. Hambad on nüüd ilusti puhtad. Aga kas enne magama minemist kordame üle hammaste tervena hoidmise 5 reeglit. Vaata, et valid tervislikud toidud ning ei söö palju magusat. Väga oluline on anda hambastele puhkust, see tähendab, et toidukordade vahel pole vaja näksida. Kui jood, siis joo vett. Pese hambad kindlasti nii hommikul kui õhtul ja tule ikka kord aastas minu juurde kontrolli.